Tere! Me räägime ventilatsioonisüsteemi renoveerimisel või ka uue ehitamisel kasutatavatest tootelahendustest. Tahan veidi teile tutvustada võimalusi, kuidas oleks hea laiali vedada ventilatsioonitorustikku, kui ruumiga, kuhu torustik paigaldada, on kitsas. Loomulikult, kui mahub ära tavamõõdus metalltorustik, siis võiks eelistada seda. Takistus on väiksem ja vähema energia saadakse õhk ruumi ja ruumist tagasi seadmesse. Aga kui ruumi ikkagi ei ole või vanas mäes ei ole arvestatud ventilatsiooniga, siis tuleb leida nutikaid lahendusi. Üheks variandiks on kasutada ikkagi tavamõõdus ventilatsioonitorustikku, mille saab ära katta Lindabi lahendusega Incapsa. See on tavatorustiku kate laenurgas, kuhu alla saab ära peita nii toru, summutid, kui selle külge saab panna õhujaotajad. Teine variant on ikkagi peita ära torustik seinte ja lagede sisse ning selleks on olemas plastikust torustik mõõtudega 75 ja 90 mm firmalt FIT. Toru on antibakteriaalse pinnatöötlusega ja seda on väga lihtne kokku panna. Piisavalt painduv, et laugemad nurgad saab teha ilma eraldi põlve kasutamata. Kogu lahenduse tooted on meil olemas alates jagamiskastidest kuni plafooni läbiviiguni välja. Selline painduva toruga süsteem annab võimaluse kogu torustik ära peita võimalikult kitsastes tingimuses, nii seina kui laekarkassi sees või ka välisseina soojustuse sees. Hetkel tundub, et selline plastikust lahendus on kõige populaarsem lahendus renoveeritavates majades. Kolmas ja täiesti uus tootevalik, mida tahaks teile tutvustada, on õhuke metallist kandiline torustik nimega Quadratec. Tegemist on A1 klassile vastava metallist kandilise torustiku lahendusega, kus kanali kõrgus on vastavalt kas 60 või 86 mm ja laiuse valikud on 110 kuni 235 mm. Toru on 0,5 mm tsinkliplekist kofreeritud ja see annab hästi painduma. Lahenduses on kõik olemas kogu süsteemi väljaehitamiseks. Sellist lahendust tasus kaaluda just maja välisfassaadi sisse paigaldamiseks ning ka moodulmajade ehitamisel on sellest palju abi, kuna õhuhulk võrreldes klassikalise plastikust ümartoruga on suurem ja takistus väiksem. Ma ei ole siiani näinud Eestis sellist lahendust, nii et võite julgelt ühendust võtta ja küsida juurde infot. Kirjeldasin 3 erinevat lahendust, mille vahel valida, kuna renoveerimisel ei ole kunagi täpselt sama olukorda ja igale projektile tuleb läheneda eriliselt. Kõik kirjeldatud lahendused ja palju muud on leitav meie e-poes www.onninen.ee. Lisaks on meile alati võimalik kirjutada või helistada, kui midagi jäi arusaamatuks või soovite tellida kaupa. Tänan, et vaatasite. Lindabi Incapsa on renoveeritavatesse ruumidesse paigaldatav ventilatsioonitorustiku paigalduselementide ja kattepaneelide süsteem, mida on mugav paigaldada ühel töömehel, kuna ükski detail ei ületa 1,5 meetrit. Kõigepealt märgitakse konsoolide asukohad ja seejärel kinnitatakse need seina ja lakke. Kruve esialgu ei pinguldata, kuna konsoolide vahele on vaja paigaldada ka kattepaneelide siinid. Kattepaneelide siinid lükatakse konsoolides olevatesse pesadesse ja konsooli kruvid keeratakse lõpuni kinni. Nurgasiinid lõigatakse eelnevalt 45 kraadi alla. Konsoolil olevad ventkanali hoidikud väänatakse paigalduse ajal kõrvale ning ventilatsioonikanal paigaldatakse konsoolil asuvatesse kanali pesadesse. Seejärel väänatakse hoidikud fikseerimiseks tagasi. Kattepaneeli taha saab paigaldada ka summutaja, et tõkestada ventkanali kaudu ruumist ruumile jõuvat müra. Mugavamaks ühendamiseks võib kasutada libisevat muffi, mida saab hiljem kasutada ka kanalisse sissepääsuks, et puhastada ventilatsioonisüsteemi. Viimistlemiseks kasutatakse värvitud plekist kattepaneele ning katteliiste. Saadaval on sisenurgad, välisnurgad, nii L-profiiliga kattepaneelid kui ka U-kujuga kattepaneelid. Kattepaneelide servad surutakse siinidel asuvatesse piludesse ning otsad kaetakse katteliistudega. Lõpuks paigaldatakse õhujaotajad ja ongi valmis. Tänu ettevalmistatud elementidele on paigaldus tolmuvaba ega vaja maalritöid. Üks töövõtja
saab kogu paigaldusega hakkama paari tunni jooksul.